Mitme millimeetri paksust CLT plaatide soovitate ja kas eksisteerib maksimaalne soojuskihi paksus, näiteks 300 mm või 400 mm soojustust? Et see vist ilmselt Liis sina eest. CLT paneel ise on meil 100 mm paksune. Kui me räägime sellisest kas või see sama maja, mida saab praegu vaadata ja seal on siis soojustuskiht 200 peal. Jah, muidugi seal ei ole piiranguid selles mõttes, et ta võib olla, me oleme 100 mm selle disainil planeerinud sellepärast sinna elementi, et ta on kõige optimaalsem sellisel kujul. Et me võime ta suurema teha tegelikult. Et saab ju ka teha 200-ne, sealt edasi võib-olla, ma ei tea, tekib nagu... No ütleme niimoodi, et meil tegelikult on olnud ju projekte, kus on CLT paneel olnud 240-70 mm, aga ei ole siis näiteks soojustust olnud ja see sõltub nagu kliendi enda lähenemisest. Ütleme niimoodi, et ega ma eeldan, et see 100 mm ei pea ka olema 100, et ideeliselt ta võiks ka väiksem olla, aga siit tuleb jälle nagu meie selline massiivpuidu kontseptsioon. Ja ikkagi ütleme selline kandev element meil sellel seinal on ikkagi see CLT paneel. Et kui me sealt nagu hästi palju väiksemaks läheme või üldse väiksemaks läheme, et siis on see CLT justkui nagu siseviimistlus, et see kandev osa siis läheb juba sellele karkassile ja siis ei ole enam tegemist päris sellise CLT massiivpuiduga, vaid pigem karkassmaja, kuhu me oleme siis löönud CLT paneeli lihtsalt siseviimistluseks, et see 100 mm ongi nagu nende asjade optimaalne kesktee, et ikkagi see kandvus oleks ka tagatud. Ja mis puudutab seda soojustuspaksust väljaspool, et jah, loomulikult saab ka paksemaks minna, seal on küsimus alati ka nagu selles vajalikkuses ja ka selles, et see välissein ikkagi läheb väga-väga paksuks. Et mis tähendab, et ta võtab enda alla rohkem nagu pindala. Et ka arhitektuurse projekteerimise alguses me ju arutame need asjad läbi, et millised on kliendi soovid, vajadused ja millise funktsiooniga hoone on ja mida nagu klient soovib ja tahab saada sealt, et sealt ka need lahendused tulevad, et võib-olla jah, see standardne on 200 soojustuspaksusega 100 mm CLT peal element ja kui sinna nüüd arvestada kõik välisvoodri nii-öelda tulenevad lisad juurde, on siis juba see seinapaksus seal 36-40 centimeetrit vahemikus. Et sealt edasi minna võib-olla on nagu ebamõistlik. Oleks see kõige, aga kõik on võimalik jällegi, et küsimus on... Aga kui huvi on ja soovi on, miks mitte, tulge küsige. Jah, aga see samamoodi siin peaks nagu mõtlema ka seda, et see maja oleks siis ühtne tervik, et mis tähendab, et kui me seina paneksime näiteks 40 centimeetrit villa, et siis peaks ka nagu korrelatsioonis olema soojustuspaksus laes ja siis võiks üle vaadata ka võib-olla põrandaaluse soojustuskihtide paksused ja kõik muu, et lõppkokkuvõttes võib öelda, et see taandub ka mingil määral eelarvele, et mis kõik on nagu ekstra ja lisad, et kuskil on see optimaalsuse piir või mõistlikkuse piir ka.